Tere kuulama Mentosteri seminari sellest, kuidas Exceli ja Power BI abil, kui tuua juurde ka majandustarkvara andmed, on võimalik eelarve jälgimine ja otsustamine teha oluliselt lihtsamaks, kui see on ilma nende tööriistadeta. Mina olen Toomas Mõttus, olen eelarve ja juhtimisteemadega tegelenud üle 20 aasta. Lisaks olen ka Microsofti sertifitseeritud andmespetsialist ja BI spetsialist, nii et olen selle teemaga varem ka tegelenud. Ja Mentosteris tegeleme 3 sellise suurema äriliiniga. Üks on siis juhtide nõustamine, kuidas AI-d rakendada ja tehnoloogiat panna inimeste jaoks tööle. Teine osa on seotud automatiseerimisega selleks, et erinevad süsteemide andmed oleksid omavahel ilusti sünkroonis ja kui andmeid pärast aruandluses kokku tuua, siis need andmed oleksid seotud omavahel ja aruanded oleksid loogilised. Ja 3. valdkond ongi siis seotud aruannetega, et kuidas me saaksime luua nähtavuse sellest, mis äris toimub, niimoodi, et me ei tegele mitte ainult tagajärgedega, vaid me suudame juba kohe juhtuvatele asjadele reageerida ning seeläbi olla kiired. Ja mis puudutab eelarvet, siis millest me täna räägime, et sageli on eelarve probleem see, et me küll näeme neid tagajärgi eelarves, et kui me võrdleme eelarvet ja tegelikke tulemusi ja sageli eelarvest aru saada, mis siis nagu tegelikult valesti läks, ongi juba raske, sest et kõik need andmed saabuvad liiga hilja ja on erinevates asukohtades ja see eelarvestamine ei ole seotud ühtse juhtimisraamistikuga, ei ole seotud muude valdkondade seatud eesmärkidega. Ja täna me siis räägimegi sellest, kuidas sellist ühtset raamistikku luua, kuidas siis eelarvestamine, ennustuste tegemine ja tegelikud andmed omavahel kokku siduda. Ja siis vaatame, kuidas praktiliselt selle tulemuseni jõuda. Ja mis siis need probleemid on tavaliselt, mida me sellise eelarvestamise jälgimise lahendusega tahame lahendada, on need, et Excelis on küll eelarve, kuid kui see eelarve ei ole seotud tegelike tulemustega või neid muudatusi aasta jooksul, sest et elu läheb edasi ja need asjad, mis me plaanisime, näiteks mingisuguses oktoobris, siis tõenäoliselt need on juba jaanuariks, eeldused on mitmed valed, et kuidas me siis neid ennustusi ajakohastame, et need asjad ei ole omavahel seotud, need ei ole ilusti nähtavad, kus need erisused sisse tulevad. Ja samamoodi, et kui me võtame majandustarkvara, siis majandustarkvara tavaliselt keskendub vaid majandusnäitajatele ja seepärast me ei näe, mis siis on nagu need asjaolud, mis neid majandustulemusi nagu põhjustavad, sest et tegelikult kõik, mis on juba raamatupidamises, need on nagu tagajärjed või võib ka öelda siis tulemused, aga et see, et neid tulemusi mõjutada, selleks on vaja tuua lisaks juurde mõõdikuid müügist, tootmisest, teenindusest ja muudest valdkondadest, mis ettevõttes on, selleks, et need tegevused ja tulemused oleksid omavahel seotud, et juhtkond näeks aegsasti, kui need kõrvalekalded hakkavad tegelema, juba suudaks ennetada neid. Ja selleks, et kõik see protsess tuleb automatiseerida, selleks, et numbrid, mis aruannetesse jõuavad või siis arvud, mis aruannetesse jõuavad, oleksid korrektsed ja meil ei kuluks aega mitte nende õigsuse kontrollimisele, vaid otsustamisele. Ja mis siin see tagajärg on, näiteks ütleme selline tavapärane olukord on see, et kui ettevõte näiteks planeerib müügi kasvuks 15% ja oktoobrikuus, jaanuaris selgub, et tegelikult suudeti teha ainult 8%, et mis siis nagu põhjustas selle, kas see pipeline oli väike, kas diilid, mis olid keskmisest väiksemad, kas marginaal oli madal, millistele kliendisegmentidele müüdi ja nii edasi, milliseid tootegruppe müüdi, et kõik need on vaja tegelikult aruandesse kokku tuua selleks, et juhtkond saaks kiiresti otsustada, kui olukord läheb oodatust teistsuguseks ja loomulikult on neid vaja ka selle jaoks otsustamiseks, et kui mõelda, et nüüd kui me
okei, me saavutasime eelarve eesmärgid, kui me tahame järgmistel perioodidel olla veelgi paremad, et mis siis on nagu need asjad, millistele teemadele me peaksime keskenduma, et need eesmärgid saavutada. Ja see eelarve koostamise protsess tavaliselt koosneb siis mitmest sammust ja mitmest kihist, et üks kiht on siis selline numbrilise eelarve vormistamine, mis siis tavaliselt on kas siis Excelis või kõige tavalisem ongi Excelis eelarve vormistamine, sest see on seda kõige mugavam tavaliselt koostada, muudatusi teha, nagu stsenaariume läbi mängida ja nii edasi. Ja siis on eraldi kiht on veel strateegiline suund, et mis on siis need asjad, millega ettevõte tegelikult tahaks tegeleda ja milliseid investeeringuid peab tegema selleks, et seda eelarves seatud eesmärke saavutada ning viimane samm siis strateegilises suunas on see, et milliseid sooritusmõõdikuid me peaksime ettevõttes seadma selleks, et tegelikult need eesmärgid saavutataksegi. Ja kui me vaatame, millega tavaliselt, kus siis finantsi osa tihti lõpeb, siis ongi selle sammuga 5, kus siis on business as usual eelarvele on pandud sellised täiendavad eelarve ootused, tulemus pluss eelarveks, ütleme siis nii, need kasvuootused on juurde pandud ja siis tekibki finantseelarve, et sageli ettevõtted lõpetavadki just selles finantseelarve osas planeerimise ära, kuid selleks, et tegelikult saavutada häid tulemusi, siis on need finantseelarve eesmärgid vaja teisendada sooritusmõõdikuteks osakondade jaoks, inimestele, kes siis tegelikult seda tööd teevad ja ei peaks mõtlema mitte finantsist, vaid peaks mõtlema sellest, et palju siis neid müügikohtumisi peaks olema, palju tooteid peaks tegema, milline on maksimaalne vigade arv selles tootmissüsteemis ja nii edasi, et on konkreetsed tegevused, millega inimesed tegelevad ja see peaks olema siis nagu lisaks ja need sooritusmõõdikud peaksid samuti siis selle finantseelarvel juures olema, et tekiks seos tegevuste vahel, mida inimesed teevad ja finantsandmete vahel, milles lõpuks siis eelarve kajastub. Ja täitmise jälgimine ongi mõistlik siis teha selliselt, et me täidame andmed ära Excelis, olles aastakümneid tänaseks siis juba ettevõtteid juhtinud, ütleks, et Excel on kõige lihtsam viis seda eelarvet arvutada, SharePoint või Teams on hea koht, kus seda hoida ja me lisame nüüd sellele eelarvele juurde tegelikult tulemused, KPI-d ja sooritusnäitajad teistest süsteemidest ja saamegi siis sellise töölaua, mille pealt me saame aasta läbi ilusti otsuseid teha ja loodetavasti on need otsused siis ka asjakohased ja ajakohased, sest et mida kiiremini me suudame KPI-de pealt näha kõrvalekaldeid oodatud trendist, siis seda paremini me suudame finantstulemust ka mõjutada, et kui me tagantjärgi vaatame finantstulemust, siis seda on juba raske mõjutada, et me peame ikkagi konkreetselt mõjutama inimeste sooritust enne nende finantstulemuste realiseerumist. Ja protsess ise aasta jooksul on siis see, et kui meil nüüd alguses on see eelarve ära koostatud, siis tavaliselt tuleb koostada ka siis mõned ennustused. Tavaliselt, kui ettevõtte eelarve läheb mõistlikus rütmis ja kõrvalkalded ei ole väga suured, siis tavaliselt koostatakse seal 1-2 ennustust, et üks ennustus on peale poole aasta möödumist ja teine ennustus 3. kvartalis. Kuid oleneb, kui kiiresti on majanduskeskkond muutumas, vahel võib neid ennustusi teha ka tihemini. See kindlasti parandab selle lõpptulemuse täpsust iga kord, kui sa ennustust ringi teed, aga peab arvestama ka sellega, et kõik need ennustuste ringi tegemused koormavad inimesi ja ennustuse ringi tegemine ei muuda kuidagi klienditeeninduse ega tootmise kvaliteeti, vaid ta muudab ainult finantsnähtavust, et kui mõõdikud, millest siis finantstulemused sõltuvad õigesti
koostatud, siis neid forecast'e võib-olla nii tihti ei pea muutma ja pigem saab keskenduda kogu organisatsioon sellele, kuidas neid eesmärke saavutatakse. Aga selleks, et neid otsuseid kõiki teha, peavad olema eelarve, ennustused, tegelikud tulemused ja sooritusmõõdikud erinevatest süsteemidest toodud ühtsesse vaatesse, et oleks neid otsuseid võimalik teha. Ja seda ma just rääkisingi, ehk me toome Excelid, tehniliselt me toome siis Excelid, kas need on siis eelarve ja forecast'id või siis on ja ERBi andmed, mis siis kas kord päevas või mida rohkem reaalajas on, seda loomulikult mugavam ja mõnusam on, aga arvestame ka seda, et tegelikult sa ei tee iga 15 minutit tagant otsuseid ettevõtte suuna osas, et piisab tavaliselt, kui kord päevas need tegelikud andmed aruandesse lisada ja siis ongi hea ülevaade olemas. Ja niimoodi see eelarve jälgimine muutub otsustamise tööriistaks, kus me näeme kohe eelarve kõrvalekallet, et kui mida kõrgem juhtimise tase on, seda rohkem juht keskendub just finantsandmetele, aga kui tekib sealt kõrvalekalle nendest finantsandmetes oodatust, siis vaadates neid KPI näitajaid või võimalusega minna sügavamale ja vaadata kontode lõikes, mis siis juhtunud on tegelikult ja millised trendid on ja kas need trendid on olnud ootuspärased, on võimalik siis mõista põhjust, mispärast need kõrvalekalded on tekkinud ja seejärel on võimalik teha otsused ja vaadata, kuidas see otsused mõjutavad, et kui sa nüüd teed täna otsuse siis ja hakkad paremini tegema, siis kui sul on kogu see eelaruandlus ja eelarvearuandlus automatiseeritud, siis kohe pärast otsuse tegemist, kui uued andmed laekuvad, sa saad hakata juba näha, mis on nende otsuste mõju ja saad näha, kas see kõrvalekalle on olnud ajutine ja kas need otsused, mis sa tegid, on positiivsed ja negatiivsed. Ja protsess ise ongi siis selline, et me paneme Excelis, ühe poole paneme Excelis kokku eelarve ja me seome selle eelarve Power BI aruandes tegelike tulemustega. Ja me saamegi kohe näha, kus siis need kõrvalekalded on, ja me saame erinevate osakondade lõikes samuti koostada graafikud, et paremini trende näha, et kui me võtame puhtarvulised tabelid, mis on nagu finantsile mugavad, siis inimesed, kes ise finantsis ei ole, siis võib-olla nendele see tabelite struktuur väga ei istu, nad tahaksid näha graafikuid, siis me saame ka kõikide sooritusnäitajate erinevate tegevusgruppide pealt kohe ilusti ka luua aruandeid, graafikuid, et seda nähtavust parandada ja samamoodi, kui tekivad see näiteks mingites KPI-des kõrvalekalded, siis saame teha alertid, et juhul kui nüüd need kõrvalekalded tekivad, mida peab tegema selleks, et kui need kõrvalekalded tekivad, siis selle kohta läheb kohe juhile postkasti teavitus. Ja kuidas me siis selle suurepärase tulemuseni jõuame, on see, et kõigepealt tulebki siis aru saada, mis on organisatsiooni siis aruandlusvajadused täna, me loome andmemudeli, me peame aru saama, kus kohast need andmed kokku tuua, loome mõõdikute töölaua, mis just teie organisatsiooni inimesi kõnetavad ja siis, kui need töölauad on ära tehtud, siis me testime inimeste peal, kas need tulemused, mis siis nagu nad näevad, kas need neid kõnetavad ja selle testimise pealt me teeme muudatused, täiendused, graafikud, toome välja erinevad sooritusmõõdikud, mida inimesed peavad graafikutes nägema, et otsuseid langetada, sest et tähtis on see ju, et mitte nagu lihtsalt näha, kuidas on tulemus võrreldes eelarvega, vaid me peame looma sellise töölaua, kus on võimalik inimesel langetada otsuseid. Sest et see otsus on tegelikult see, mis peaks olema selle eelarve tulem, aruande tulem. Ja
mida me siis kaardistame alguses on see, et me vaatame, mis on see protsess, kuidas ettevõttes täna eelarvet koostatakse, aitame seda täiendada, struktureerida selliselt, et seda oleks sellisesse automatiseeritud süsteemi mõnus panna ja samas ka inimestel lihtne täita. Seejärel vaatame, mis on see forecasti süsteem, et kuidas need forecastid tulevad, millise perioodilisusega, et me saaksime eelarves valida kas eelarvenumbrid, forecasti numbrid ja nii edasi. Seejärel me vaatame, millised on, mis majandustarkvara kasutuses on. Enamikest kaasaegsetest majandustarkvaradest on võimalik andmed masinliidese kaudu kätte saada ja lisada nad ilusti aruandesse sisse, et oleme siin teinud peaaegu kõigi levinud majandustarkvaradega neid integratsioone ja loomulikult me tahame nagu teada ka seda, et mis siis on nagu need peamised puudused, mis tänases lahenduses on, sest et kui teha juba investeering eelarve lahendusse, siis peab aru saama, mis on siis nagu need võtme omadused, mida see uus rakendus peab tagama, et millised andmed ja andmed peavad olema, et ettevõtte juhtkond saaks otsuseid langetada ning seejärel koostame BI vaate, mis siis on ilus, kõnetab inimesi, on ta siis tabelid või on graafikud, ehk siis vastavalt erinevatele sihtgruppidele on võimalik ka teha erinevad graafikud, vastavalt erinevatele sihtgruppidele on võimalik seadistada filtreid, mida erinev sihtgrupp näha saab, näha tohib. Selline see protsess meil on ja ma arvan, et tähtis on, kui tänast seda seminari tagasi mõelda, siis tähtis ongi see, et mitte me ei koosta eelarvet ühekordselt, sest finantseelarve kui selline on juba eos vale, sest me ei suuda niikuinii sendi täpsusega tulevikku ennustada, vaid väärtus tekib sellest, et me saame selle eelarve teha elavaks, siduda tegelike andmetega ja kasutada seda ja ajakohastada ja langetada õigeid otsuseid õigel ajal. Selge, aitäh teile ja peatse jälle nägemiseni!